Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere kuulajad, Autotund on tagasi 2025. aasta viimase saatega, aasta viimased päevad ja teeme, nagu ma lubasin ilmselt saates, teeme sellise autokeske saate. Stuudios on mul appi tulnud Markus Pipar. Me ei võta kindlasti läbi kõiki proovisõite, mis me siin sügise ja talve jooksul oleme teinud, sellepärast et neid on olnud palju. Läheks natuke igavaks. Me valisime autod, mis kuidagi meile mingit pidi rohkem meeldisid, mis on võib-olla mõnes mingit pidi olulisemad ja teiseks, kuna me tegime Autoleht Ekstras ka oma selle aasta lemmikute top 30, või palju neid autosid Eestis üldse, ühesõnaga topi, aga seal lõpus oli ka 5 suuremat pettumust, mis autodest, mis nagu see aasta ei, nagu noored ütlevad, ei deliverdanud. Käime need ka läbi, sest et ei oleks alati roosa manna, aga me oleme üldiselt muidu hästi lahked. Aga ma avaks siis saate, ma arvan, et selle, mitte selle aasta, tegelikult on ta järgmise aasta auto, sest omanikud saavad selle järgmine aasta kätte. Ma arvan, et ühe olulisema autoga ja on teada, et see vist, ma ei tea, keegi ütles juba, et 2026 tehas tellimused on täis juba, ma ei tea, nägin lihtsalt kuskil Instagramis siukest nagu fakti. BMW iX3 linnamaastur, täiselektriline ja läheb selle BMW uue Neue Klasse, ma ei tea, seeria. Ühesõnaga täiesti uued platvormid, uus disain, kõik on uus detsembrikuus. Nii, Margus Pipar käis sellega välismaal sõitmas ja võtab nüüd üle. Jaa, käisin Hispaanias sellega sõitmas, lugu on nüüd ilmunud. Ja eks tõsi on, et BMW investeeris sellesse Neue Klassesse hästi palju ja nad ootavad ka sellest hästi palju, et iX3 on siis uue põlvkonna esimene siis BMW elektriauto ja BMW investeeris sinna üle 10 miljoni euro nagu sellesse platvormi. 10 miljardit. Miljardid, 10 miljardit. Et selle platvormi arendamisesse ja uute autode tootmisesse muu hulgas siis ehitati ka täiesti uus tehas Ungarisse. Ja iX3-l järgnevad siis tuleb ribu radapidi järgi, kas nad ütlesid, et ligi mitu need autosid oli? Need oli kas mitukümmend uut mudelit, mis nüüd uut või uuendatud mudelit, mis 2027. aastaks müügile tuuakse, et mis kasutavad nüüd seda tehnoloogiat, mis on valmis saadud. Ja see on siis elektriauto platvorm, mitte ei jaga nagu Mersul on, et nagu CLA, mis tuleb siis hübriidina, et meie teame küll, eks ju, Mersut CLA-d praegult, hästi hea elektriautona, tohutu suur sõiduulatus, aga tegelikult ta saabub järgmise aasta alguses ka hübriidmootoriga. BMW räägib ainult elektriautost. Okay. Aga X3 on siis 4,8 meetrine ehk et üsnagi suur linnadžiip. Esialgu jõuab Eestisse üleüldse tehaksegi ainult ühes versioonis, suure aku ja võimsa mootoriga 345 kilovatti ja 109 kilovatt-tundi on siis aku mahutavus. See on päris suur aku mahutavus, aga selliseid on ju teisigi. Yeah. On siin, pärast räägin natuke Hyundai Ioniq 9-st, mis on sama platvorm nagu Kia EV9, aga nüüd nemad ka on tõstnud seda aku mahtu peaaegu vist 110-ni, aga me räägime vist täiesti erinevatest sõiduulatustest. Jah, et BMW ise lubab nüüd iX3-le veidikene üle 800 kilomeetri sellele versioonile, aga see on nagu nelikveoline, et ilmselt tulevad pärast ka veel tagaveoline ja väiksemate ratastega ja veel suurema sõiduulatusega, et eks ole auto, aga reaalsus on, et kui ma selle autoga sõitu alustasin, eks ta ennustas seal, kuidas varem oli sõidetud selle järgi sõiduulatust, ja ta näitas mul ligi 900 kilomeetrit ja maksimumi, ehk et kui ma teeksin kõik nii, nagu vähegi võimalik on, võimalikult hästi, siis 1100 kilomeetrit sõiduulatust.
see oli soojas kliimas, see oli vist Portugali, ei. See oli Hispaanias, aga see oli ka muidugi väga hea kliima, et oligi selline 10-15 kraadi sooja, et sul ei lähe vaja erilist kütet ega jahutust, eks ole. Aga kuidas nad ise seda nüüd seletasid? Ma lihtsalt nagu tahaks olla natukene skeptiline, et kas see või olla, et nagu need on veel mingid eelseeria autod, et keegi oli lihtsalt tarkvaras mingid nulle ja ühtest ringid tõstnud, et kui sa ise ütled, et su auto keskmine on seal veidi üle 800. No tegelikult seegi on juba siuke maksimum. See on ju, see on nagu tavaliselt, eks ju, okei, sa teeme siis 7. Ja siis see auto keskmine, mida sulle lubab, kui sa sõitu alustad, näitab juba peaaegu 900. Ja tippu näitab, et 1100, et kas see on reaalne või kuidas seda elektrit kulus siis sõidu ajal, et kas see ma arvan, et sellega nad vähemalt kuidagi nagu ei mänginud, et ma arvan, et see oligi täpselt, et ma ei tea, mis selle konkreetse autoga sellenne tehtud oli. Mingid inimesed sõidavad ümber kvartali, teevad hypermailingut tund aega. Super ökot sõitu, et siis saaks, et me saaksime selliseid pilt avaldada, nagu me just nüüd avaldasimegi. Just. Aga noh, ütleme, et korraks veel rääkides sellest, et kuidas need autosid ette valmistatakse, siis need välismaa sõidud on alati, tead, seal teinekord sellised kahtlused on, et kas kõik on päris aus. Ja ütleme, et nüüdki selle BMW-ga sõites mägiteed, eks ole, ja sõidad ja no jube hästi hoiab tee küljes kinni. Raske auto, eks ole, ja teravad kurvid ja nagu oleks kleebitud. Ja mõtled, pagan küll, et no see nüüd on äge. Ja siis tuled autost välja ja vaatad, et tal on alla pandud kõige sportlikumad rehvid, mis nagu olla saavad. Ja siis kõik need teised autod, mida me seismas nägime, eks ole, nendel olid hoopis lihtsamad ja odavamad rehvid. Okei, vaat seda ma ei ole, see on väga, väga huvitav tähele. Ja see oligi, miks me hakkasime seda üldse kontrollima, ongi see, et esimest korda nagu nii raske ja suur auto puhul nägi nagu sellist juhitavust, mõtled, et okei, no BMW, aga ikkagi, et vaatad kontrolli neid rehve ja vaatad, no okei. Aga seda enam paneb see sõidu ulatus imestama, sest ega kui on mida kleepuvam rehv, seda suurem ju hõõrdetakistusi, aga see ei aita kaasa sulle eriti ökole sõidule. Jah, aga ühesõnaga, kui me räägime sellest reaalsest sõiduulatusest, et ta jäi ikkagi mägiteed, me päris hästi nagu ei saanud öelda, sest meil esimene osa teest läks mäest üles mingi 150 kilomeetrit ja teine tuli alla. Ja keskmine jäi seal, ma mõtlen, kuskil 18 juurde, eks ole. Kilovatt-tundi siis 100 kilomeetri kohta. Ehk et selline mitte midagi väga nüüd erilist. Aga jah, ikkagi, lõpuks ta näitas meil see 800 kilomeetrit, vaatasid, suudaks enam-vähem ilusti ära sõita küll, et ja eks see tõde selgub siis, kui auto meil päriselt siin on ja hakkavad ilmuma ka reaalsed võrdlustestid ja proovisõidud, et see esimene proov, kindel on see, et ta on ikkagi efektiivne, sest seda ma usun küll, et kui BMW sinna nii palju investeeris, kõik uueks ja efektiivseks tegi, paneme juurde suure akuaine, võib-olla need kõik 21 tollised laiad rehvid vahetame ka, eks ole, paneme vähe väiksema velli alla ja siis kindel on see, et ta sõidab ikkagi väga kaugele elektriga. No see on täiesti uus tase, mis on siis siin CLA, eks ju, lubab seal oma ka 800, peaaegu 800, küll neil on vist 85 kilovatt-tundi aku, aga auto on ka palju väiksem. Suur see, eesti keeles on hästi raske öelda, see on nagu iX3, aga kui seda kiiresti ütled, kõlab nagu X3. Aga tegelikult on nagu iX3. Suur auto ta on siis? Kas ta ongi siis nii X3 põhimõtteliselt nagu elektriline? Jah, peaaegu, et 4,8 meetrit on ta pikk, ehk et tegelikult on ju palju suuremaidki veel. Aga 4,8 meetrit on, ma arvan, et paljudele on see täpselt selline paras, et ta ei ole nagu väike auto, aga ta on piisavalt suur, et ära mahutada tagaistmele ka 3 inimest ja pakiruumi piisavalt, et suur ja mõnus auto. Ja eks siin peale selle elektriajami on neil ka muud toredat, mis oli tõesti teistmoodi kui kõikidel teistel autodel, mida ma näinud olen. Kõige nagu, ma ei tea, lahe, tõesti oli lahe, mulle meeldis. Üldiselt me neid ekraane, eks ole, kirume, sest kõik ongi ekraanid ja kõik on need ühesugused, eriti kui me räägime Hiina autodest, siis BMW-l on keskekraan on selline rööpkülik, ehk ta on kandiline. Viltu vajutatud ristkülik, jah. Ja mis on veel ägedam on see, et juhi ees siis ei ole mitte eraldi nagu siuke tavaline ekraan, aga esiklaasi all servas, kogu esiklaasi ulatuses jookseb selline kitsas lai ekraan. Et kui kunagi mäletad, oli selline 90-ndatel auto nagu Honda Prelude'il oli sarnane.
noh, võite guugeldada ja vaadata pilte. Honda Preludil oli siuke samasugune riba oli. Kas Renault Avantime'il või mingil võis ka olla mingitel veidril? Ma hakkasin pealt guugeldama, et kas Citroen sellel C3 praegusel, selle C3 just. On ka seal ees, et sul ei ole juhis ekraan, ma just guugeldan pilti, jah, on ka selline, ta on nagu kaugemal asuv. Just, ja Citroenil ei ole ta küll nagu täisulatus. Jah, ta ei ole täisulatus. Aga ühesõnaga, seal on, see on väga hästi jälgitav, sest sa ei pea nagu pilku tooma rooli taha, aga sa natukene langetad seda nagu tee pealt alla. Suured sümbolid, hästi konfigureeritav, seal ühel hetkel me lugesime, et selle ekraani peal, pika ekraani peal oli 9 eri segmenti. No sinna mida iganes, kõike saab sinna peale panna. Teine huvitav asi on see, et BMW-l on jälle välja mõeldud uus rool, millel on need roolikodarad on siis nii-öelda üleval ja all ehk et püsti sues. Välja näeb veider, aga tegelikult kasutada jälle siuke jäme BMW rool, eks mulle selle kasutamine väga meeldis. Püsis hästi tee peal, nagu on ta selline raju sportmaastur, sest hetkel on ta selle kõige võimsam, 345 kilovatti. Samas on tegelikult raske, mis tal näiteks on 0-100, et kas ta on siuke, et lööb selga ja tegelikult läheb süda pahaks või ta on tegelikult rahulik? Ta on ikkagi oluliselt rahulikum kui siin näiteks Hyundai Ioniq, eks ole. Ja Kia EV6 GT. Just. Ta ei ole seda tüüpi. Ta päris selline ei ole, jah. Et muidugi ta on kiire, siin nagu enamus elektriautot on ikkagi kiire ja alati möödasõidul kunagi ei teki küsimust, aga ta ei ole nagu nii raju, et nagu need päris spordid. Küllap tuleb ka M-versioon kunagi, eks ole, aga jah, kiire on ta küll. Ruumi on. Elektriauto oliks selline, et tagaistmel laiutad ja viskad... On ruumikamaid, selles mõttes, et see taga, aga minu mõõtkab ongi see, et kui ma enda taha istun, siis minul on 190 centimeetrit, eks ole, pikkust ja enda taga selles autos oli mul väga okei. Mõnes autos on veel tõesti, et saan ka jala üle põlle visata, nii et ei pea nagu vaatama, et kas lähen vastu vistet või mitte. Ta on ruumikas, ta ei ole kõige ruumikam, aga ta on ruumikas. Aga kogu see ekraani kasutamine... Ega kojameeste kang on ikka alles ja need asjad on alles. Need asjad on alles. Aga see ekraani kasutamist viimased uued BMW-d, mis ma siin sõitsin hiljuti 5. seeria diisliga, et eks sa ju peab korduvalt seda ütlema, et on asjad, mis on ajakirjaniku probleemid, mis tähendab seda, et me sõidame ühe autoga nädalavahetuse, siis me istume juba järgmisesse, et me ei jõua nagu seda, sa ei saa seda kasutust omal selgeks. Omanik ilmselt teab täpselt lõpuks, kus tal mingi asi asub, aga ühesõnaga see BMW ekraan viimati oli tohutult tihedalt täis mingit aga läbu, et mul kõik need mängud ja mingid äpipoed ja asjad, et eales ei kasuta. Nüüd on uus tarkvara ja ta on ikka oluliselt lihtsam. Et muidugi on neid asju, et kui sa tõesti iga päev või iga nädal uue elektriautoga sõidad, siis on jälle mingid asjad on sellises kohas, kus sa kohe üles ei leia, aga tegelikult mulle see BMW oma täitsa meeldis. Hind? Vaat see oli teine üllatus, et peale selle 1100 kilomeetri sõiduulatuse, mis ta kuvas, oli hind, et selle versiooni hind on 71 600 eurot, mis on tegelikult odav. Kui me vaatame, võta näiteks Porsche Macan, mis on baasmudel oluliselt nõrgema mootoriga, eks ole, selle hind hakkab 86 000 eurost. Mul siin just keegi hiljuti ütles, kas oli äkki eelmises saates või selline tegelikult korraliku X3 hind, mis on siis sisepõlemismootoriga. Ma ei tea, mis X3 hinnad täna on, aga et umbes ta on samasse auku, et ta ei ole, et sul on X3 ja siis on pluss 20 000 selle eest, et on elektriauto, vaid ta on tegelikult nagu X3 hind. Et kui me vaatame sarnase suuruse ja võimsusega selliseid Nobel elektrimaastureid, siis nad tavaliselt on pigem nagu 90 000 üle, 95 100, eks ole. Ja see hakkab nüüd 71 600 eurost, et tegelikult ma üldse ei imesta, et... ütleme siis 80 000, eks ju. Lihtsalt, et sa... Kusjuures
nad ise väga kiidavad, et sellel autol on ka baasvarustus on täitsa okei, et sa ei pea sinna seda 20 000 lisasid võtma. Aga tagasihoidlikult 10 000. Aga selge on see, et sa siia juurde saad võtta, aga samamoodi saad kõikidele teistele mobilautodele juurde võtta. Et selle kohalt ma nagu üldse imesta, et esiteks ongi, et uus tehnoloogia BMW nii palju kära ja müra, et seda autot müüakse selle pärast juba palju, eks ole. Aga et kui ka hind on selline, siis ma üldse ei imesta, et ta nagu platsi puhtaks lööb siin oma klassis. Jah, tuleb ju, eks ju, Mersul tuleb järgmine aasta GLC, mis loodaks samamoodi, et ta on selline väga hea, premium keskklassi suure sõiduulatusega kõik, aga BMW on praegult pannud korraliku märgi maha, et siin tõenäoliselt Mersu tehases näod on murelikud ja mornid, et aga ei tea, võib-olla Mersu lööb omakorda näitab. Meil on natuke nüüd aega veel siin asju teha, jah. Mina olen seda autot nägin Münchenis, see Müncheni autonäitusel tõmmati sellelt kate. Ütleme niimoodi, et kuna BMW on viimasel ajal teinud mitte just väga ilusaid autosid, siis see on isegi ütleks nagu huvitav, ta ei ole mingi tohutu uus elegantne ja kaunis auto, need neerud on nüüd hästi väiksed, aga jätavad mulje nagu Voldemorti või kes Stranger Thingsi teab Vecna nina, ehk et on nagu on, aga pigem suund on pigem paremuse poole. Mulle meeldib ka see rohkem kui need just need hiigelneerudega hästi sellised lahmakad ja massiivsed BMW, mis siin vahepeal tulid, et samamoodi eks esiosa on kõik on jälle valgustatud nagu jõulupuu, eks ole. Kahjuks see auto ei jõua meie kätte siin kodumaal. Ma ei tea, kas neid talvekülmasid üldse see aasta tuleb, aga nad peaks jõudma alles kevadel, nii et me kahjuks ei saa see talv teha sellist, et läheks prooviks -15, kui kaugele siis sõidab, aga 0 kraadi juures äkki juba saame vaadata. Või on see, et mingid norrakad või asjad jõuavad meist raudselt ette, see Björn ja kes seal on, et aga mis siis ikka, ühesõnaga ootame huviga. Mina viskan see vahele kiirelt ühe Hyundai Ioniq 9, kuna see jutuks tuli ja tegelikult on ju raske on, et ta on uudismudel Hyundaile, tegemist on siis suure 3 reali istmereaga maasturiga, nagu oli Kia EV9. EV9 meile juba väga meeldis. Põhimõtteliselt Eestis, mis nüüd Hyundai EV9 eristab, on see, et Hyundail on olemas ka natuke soodsamaid variante. EV9 on minu arust jätkuvalt, kuigi mujal riikides on EV9 ka seal tagaveolisena, on ka mingi teise paketiga, siis Eestis müüakse seda ainult tippversioonis ja hind on 90 000 eurot. Siis Hyundail on olemas ka natukene niimoodi, sealt hakkab kuskilt, kas oli 82. Ioniq 9 ma vaatan praegu on 77 äkki. No võt, jah, just. Mina muidugi sõitsin, proovikas oli muidugi tippvarustuses, ma vaatan pealt EV9 on tulnud GT-versioon ka. Hinda ei ole, aga jumal küll. Kes tahaks Heatmasterit, millel on, ärme sinna pealt läheb. Ühesõnaga, Ioniq 9 mulle, ma pean tunnistama, meeldib rohkem. Kia EV9 see disain kahtlemata väga huvitav, silmatorkat on selline brutalist või brutalistlik arhitektuur. Selline 70-ndate tohutu betoon, kamakas. Ma ütleks, et kole, ta ei ole selline nagu BMW XM, vaatad ja hoiad 2 käega peast kinni, et miks. Aga ta on, ütleme, üsna väljakutsuva välimusega. Sees on ka selline okei, aga Hyundai on nagu soliidsem, eriti proovisõidu auto oli nii ilus roheline ka veel. Ta on soliidsem, loomulikult Hyundai see piksel tuled, kihvt ja samamoodi proovisõidu auto oli kalligraafi varustus, kõige kõrgem, aga tähendab seda, et seal keskmises reas oli 2 erinevat istet, ja see on, just kui sa näitaksid mingile inimesele, kes ei tea autodest mitte midagi, tema vaataks seda autot ja ütles,
täielik, see on ju luksusauto, see on ju nagu, see on midagi täiesti, sul on keskel need kapteni istmed, mis lähevad kaldu sul, jalatoed, Kiial on ka muidugi, jalatoed tõusevad, et see on nagu, täielik, see on ju mingi selline, millega staare veetakse. Ja sealt on siis hea lihtne pääseda kolmandasse ritta, kus siis on ka tänu sellele ruumi. Ja kõik see toimib nii hästi, see on jube vaikne ja pean jälle seda ütlema, et see kalligraafi varustuses Ioniq 9 maksab ka põhimõtteliselt 90 000, issand küll, see on nagu selle eest on lihtsalt kogu auto, mis sul nagu päriselt eales vaja läheb. Et kui Kiias ma näitasin Kiia EV9 ühele sõbrale, kes on harjunud natukene kallimate autodega sõitma, koputas seal ühte plaani, et kas siis see ongi, ma ütlesin, jah, see ongi, kui sa tahad 90 000 eurost saada hiigel suurt elektriautot, millel on üle 100 kilovatine aku, eks ju. Ja kui sa tahad, et sul see materjal nüüd siin, kõlaks teistmoodi või see nahk ei tunduks võib-olla liiga nagu kunstnahk, siis jah, maksadki 20 000 juurde, siis saad juba Volvo EX90, millel ka muidugi on praegult jõhkrad soodukad, maksad veel peale, siis saad juba Mersu, aga nagu selles Ioniq 9 mul isegi nende materjalide ja kõige osas ei olnud sellist, ainuke, mille üle ma põhiliselt kobiseks on see sama lõputu plännimine, milles selle margi omapära just. Iga asja, mis sa teed kogu aeg käeksub su peale. Aga muus mõttes, ja ongi, aku on ka seal peaaegu vist 110 kilovatti, et on hästi suur auto, loomulikult ta ja ei ole BMW Neue Klasse tehnoloogia, ta on nüüd mõned aastad vanem, eks ju, kogu see platvorm, et aga suvel sooja ilmaga, 600, ma arvan, on täitsa tehtav. Ja ma oskagi öelda, kiire on ka, mitte jaburalt. Ma tahan mulle õudselt meeldis, see on see nagu ma ühe käega alati ütlen, et ma pärast räägin Toyota Aygost, siis ma kiidan, eks ju, mikroautosid. Nüüd ma kiidan seda 9 kohal, ei mitte 9 kohal. 2,5 tonnist 9 kohalist. 1, 2, 3, 7 kohalist. Aga see on nagu suure vere luksusauto. Et istud sinna sisse, tunned, et oled ikka teistest parem küll. Nii et Ioniq 9 oli üks asi, mis mulle ikkagi jättis taas väga hea mulje. Pole midagi öelda. Nii. Marguse kord. Ja räägime siin tavalistest autodest. Räägime tavalistest autodest, jah. Sest elektriautod on ju tored ja eks see põhiinnovatsioon ju toimib seal, et on ka põhjus, miks me sellest räägime. Aga reaalsus on ju see, et tegelikult ostetakse endiselt ikkagi sisepõlemise mootoriga autosid ja eriti veel Eestis on ju, et elektriautode osakaal on veel väike. Käisin sõitmas ka Volkswagen T-Rocki uue põlvkonnaga, mis on ju Volkswageni tohutu edumudel. Nüüd siis tuleb peagi jõuab, müügis juba on tegelikult, eks ole, peagi jõuab ka kohale siis teine põlvkond. Ja see auto, et oli üllatavalt tavaline ja mulle meeldis, et oli nii tavaline, sest kõik need suured akud ja ainult ekraanid ja teinekord on hea sõita ka lihtsalt sellise 1,5 liitrise sisepõlemis bensiinimootoriga, eks ole, auto, mis ei tee sul mingit 100 imetekki, aga ongi lihtsalt tavaline hea auto. Ja uus T-Roc ongi selline. Tuleb Volkswageni grupi esialgu vähemalt siis ainult selle 1,5 liitrise poolhübriidmootoriga, ainult automaatkäigukastiga, natukene suurem, natukene praktilisem kui varem, välja näeb, ma ei tea, ma ütleks, mulle nende uute Volkswagenide ninaosa eriti ei meeldi, et eks ta moodsam ja toredam on, kui ta varem on, eks ole, aga jällegi selline võib-olla natuke isegi liiga tavaline. Ja esialgu ongi ainult üks versioon, mis on veel selle auto puhul on vahva, on see, et on mindud uuesti tagasi lihtsamaks, et näiteks on toodud nagu mõnel teiselgi Volkswagenil tagasi roolinupud, ei ole need puutetundlikud nupud, puutepinnad on, mida on puhas rõõm kasutada, nüüd neid tavalisi nuppe jälle, eks ole. Ja hinnad praegu on väga head, nagu Volkswagen ikka teeb siin korralikke soodustusi, et hakkab 27 700 eurost hakkab see T-Roc ja läheb välja, eks ta üsna kõrgele välja läheb, aga praegu on väga head hinnad. Kas vaatan praegu, kus seda ajakirja lappad, on
veits kupeelik ja on ta läinud kuidagi tead ei ole, nina osa natukene, tavaline luukpära, nina osa natukene petab, on tehtud selline teravam natukene, aga muidu on täitsa tavaline luukpära. Viga ka midagi on? On jah. Leida. No seal joonikul leidsin, piiksub, eks ju, kallis on ka ja suur ja kõik, aga esimene häda ongi see, et ta kõigepealt tulebki üsna pikalt, tuleb ainult selle ühe mootoriga ja ega üks mootor on see 1,5 liitrine bensiinimootor, mis on siis 110 kilovatti ja sellest on baasversioon veel 85 kilovatti, et veel nõrgem. Ega need nüüd, eriti nende elektriautodega võrreldes, ta on ikkagi niisugune üsna rahuliku inimese auto, et ega ta kuhugile ei kiirusta selle autoga. Nii, ühesõnaga kas me võime kuidagi siin järeldada, et Volkswagen on kuidagi saanud nüüd natukene järjele ja minu arust seda natuke müüginumbrit ka, sest kui ma vaatasin siin Euroopa müügitabelit, et siis Volkswagen, nagu ka elektriautod ju neil tegelikult Euroopas just, et nad kindlasti tahaksid paremini ja kindlasti saakski paremini, aga nad on kuidagi oma vigadest õppinud või nad pole vähemalt mingit uut lollust või lollust või uut viga teinud, et see oleks võinud ju kramplikult kinni hoida sellest oma tundlikest nuppudest öelda, et see on tulevik ja just. Pigem tunnistad viga ja teed ümber. Vaata, mis see Volkswageni müüginumbrid novembris näitavad. November. Ja võrreldes eelmise aastaga see täpselt sama. Aga aasta lõikes on juba 4,7% plussis võrreldes eelmise aastaga. Sa mõtled kogu Euroopa siis? Kogu see on EU, kui ma vaatan veel kui ma vaatan siis Euroopa kaubanduspiirkond pluss UK, siis on ka, siis on 4,6% plussis. Nii et Volkswagen teeb asju praegu õigesti ja mõtlen. Ja seda sa ütlesid õigesti, et vähemalt ei ole nad mingi uue või jamaga hakkama saanud, et teevad sellised natuke lihtsamaid lahendusi ja Tiguan ja Tayron mõlemad täpselt. Eriti see hinnastus on ka, muidugi see hinnastus on meie turul, et ma ei tea, kuidas seal Saksas ja seal see. Jah, ma ka ei tea, siin meie piirkonnas on ta muidugi väga hea, üldse ei imest, et need autod nagu väga hästi müüvad. No, aga siis tavaliste autodega jätkates põgusalt, nüüd on küll mul selline mäluprobleem, kas ma Renault Cliost olen rääkinud, aga ma käisin sõitmas siis uue Clioga, mis ka järgmine aasta Eestisse jõuab ja jällegi, täpselt nagu see T-Rock, ilmselt see T-Rocki ostetakse rohkem, sellepärast, et ta on ikkagi natuke linnamaastur. Clio ei ole natuke linnamaastur kohe üldse mitte, kuigi ta on jälle kasvanud, ta on jälle, ma ütlen, et Clio taha istmele mina mahun, kui ma ise istun enda ees. See on nagu uhkunud alpinisti hotell, mina ise istusin enda taga, istusin ees. Aga mahub, et ta on täiesti täismõõdus auto. Võib-olla mis seda Salumäega siin arutasime. Et siin pole nagu midagi öelda, et Clio oleks kuidagi selline, et aga see on ju väike auto, et see on nagu istud tagaistmel seal need põlved lõua all. No reaalselt ongi, et kui sul on pere, ema, isa ja 2, ütleme, et mitte veel täiskasvanud või ütleme, et kooli lõpetavat last on ju, siis sul ei olegi ju tegelikult rohkem vaja. Või sa oled lihtsalt noor paar, kellel on niimoodi aeg-ajalt mõni sõber ka mahuks tagaistmele, pluss siis see, et tänane Renault Clio on täpselt sama suur, kui oli esimese põlvkonna Ford Focus. Nii teljevahe kui pikkuse mõttes, et see nagu ütleb ära, kuhu Clio täna asetub ja siis see 1,2, nüüd on mootor 1,8 liitrit, hübriid. Ja vabalt hingav on see mootor ilmselt. Vabalt hingav ja siis lubatakse ka müstilist 3,900. Et täiesti ja see varustus ja kõik oli nagu väga hea, et koos Salumäega sõitsime ja pigem siuke sportlik natukene. Et mitte väga jäik, selles mõttes, et ma nüüd nagu kehval teel üldse ei kannataks sõita, aga isegi sõidurõõmu on. Muidugi, seal oli mingi jama, tal on mingi veider käigukast, kui sa pressimaterjale lased tõlkida kellelgi AI-l või kellelgi, kes ei tea üldse, siis sealt tuleb välja, et ta ütleb, sealt tuleb umbes niimoodi välja, et tal on 15 käiku. Sest ta on kuidagi hübriidmootor, kasutab mingeid ühtesid ülekandeid, bensiinimootor teisi ja siis kuidagi niimoodi. Aga ta ei ole variaatorkast, aga ta kohati käitub nagu variaatorkast, et kui sa paned sportrežiimi ja näiteks tahad, ma ei tea, kiirteel liituda selle liiklusvooga või kellestki mööda minna, siis ta jätab need pöörded korraks nagu tüütult kõrgeks, et nagu
kuule, Ja, rahune maha, mul on juba tehtud kõik. Jah, ma hiljuti sõitsin või suvel sõitsin Symbiosiga, millel oli sama käigukast, eks ole, ja sama mootor ilmsest ka siis, jah. Et see oligi nagu üks selle autode nagu vähesid nagu vigasid. Rahulikult sõidad, kõik on tegelikult okei, ja töötab väga hästi. Aga mingites oludes siis see käigukast nagu natukene koperdab ja teeb mingid imelik asju. Nii et jälle üks auto, millel võiks olla palju potentsiaali, aga mida keegi ei osta, nagu ma pealkirjaks panin. Jah, ei ole linnadžiip ja ilmselt kuskil mingites riikides ostetakse teda aga hästi, aga mitte meil. Jah, et nagu sina sõitsid see Symbiosiga, kui see on sama, eks see mootor, Symbios on maast natuke kõrgem. No Symbios tegelikult ma võrdlesin, Symbios läheb muidugi see Clio tippvarustuses, eriti kui valid veel ilusa värvi ka, on umbes 31 000 eurot. No hetkel Renault ei ole mingit soodushindu, see on selline, nagu ta seal on. Võib-olla saad kaubelda. Siis Symbios tuli sarnasena ikkagi umbes 37 000. Kui me võtame Capturi, siis Captur on põhimõtteliselt seal on mingi 1000 vahet või midagi sellist. Et pigem on see, et siis inimene kas võtab Clio või Capturi, et siis ta kui tal see disain ja see ei loe, et siis ta istub selles Capturisse, sest natuke ikka kõrgemal. Jah. Ma tahaksid kohe jätkata lihtsalt, kuna me jõudsime selle hinnani, et Clio on 31 000. Ma käisin hiljut sõitmas Toyota Aygo X-iga, mis tuleb nüüd Eestisse. Aygo tuleb Eestisse tagasi. Mujal maailmas on Aygo X on ka on olnud ammu või kogu aeg, eks ole, et meile sellest ei toodu, sest meil väikest autot ei osteta. Jah. Ja tegelikult see, millega ma nüüd sõitmas käisin, oligi pigem Toyota Aygo X-i mudeli uuendus. Lisati hübriidmootor, mida varem ei olnud. Aga ta ei ole nagu täiesti uus Aygo X, vaid ta on nagu hästi facelift. Korralikult uuendatud facelift. Meie jaoks on ta uus. Otsustati tuua Eesti turul tagasi, võib-olla sellepärast, ma ei tea, Bolt Drive võtab ja Võib-olla ka sellepärast, et autod on nii kalliks läinud ja inimestel niigi raha vähe, et äkki siis vaadatakse ka väikese auto poole. Ja ta on ikkagi, see on nüüd päriselt väike auto. See ei ole siin, kui ma Cliot julgeks soovitada ka sellisele normaalmõõdus perele, siis Aygoga on see, et ka Aygos on mina ise enda taga istuda, aga see on juba mööndustega. See tähendab seda, et ma olen ennast natuke pannud roolile võib-olla lähemale, mu seljatugi on natukene niimoodi, aga ma mahun. Pigem probleem, et tagumise ukse ava on lihtsalt nii väike, ta on 4-ukseline. Et sealt sisse pugemine on selline, et sääred määrid kindlasti ära, sest sul paneb püksisäär juba vastu ratta koobast. Hästi painduv pead olema. Hästi painduv, et see, kui sa omal... Aga Aygo X-i puhul, mõtlen, et Eestis seda ei olnud, ei rääkinud ka keegi sellest midagi, kui ma teda esimest korda välismaal nägin kunagi ja ka alati hiljem, sest suurtes linnades nüüd ikkagi liigub, eks ole, kus on ruumi vähe, et jube äge näeb välja. Ma tõesti vaatasin, et pagan küll, et miks nad seda Eestis ei toonud? Okei, see on loogiline, miks ei too, aga mulle välimuselt see auto nagu meeldis. Ongi, ja ta on tehtudki väga funky, et seda on kahes nii-öelda stiilis, üks on siis Gear Sport, muidugi ei ole seal kapoti all 1,3 või see 3-silindriline Gear Yaris mootor on täpselt sama hübriid, mis teistel, aga veedruustus natuke häälestatud niimoodi, ja siis on tavaline, mille tippvarust, mille nagu kõige kallimal versioonil on siis katus, näiteks nagu Fiat 500-l, nagu kangast katus, paksust muidugi, mis elektriga sõidab põhimõtteliselt terve katus ulatuses pealt ära. Nii et sisuliselt sul on siis nagu pool kabriolett, eks ole. Pool kabriolett. Ühesõnaga siis tippvarustuses tavaline või siis see Gear Sport, mõlemad maksavad praegult Eesti hinnakirja järgi 26 000. Algab Aygo X 20-st, 26, see on nüüd niimoodi, et Clioga hakkad võrdlema ja siis hakkad, Dacia Sanderoga, eks järma hakka üldse võrdlema, mis on siis 10 000 eurot soodsam, palju suurem. See Aygo X, et kui sul välimus meeldib ja see Eesti talv on see, et nagu, linnaauto on ideaalne. Selles mõttes kindlasti, ma arvan, et see Eesti talves ka linnaautona on kihvt kitsad rehvid. Maanteel ma ei tea, kas ma tahaks sellega, eks ju, kuskil vastu tulev rekka lükkab selle mul. Ta ei lükka teda kuhugi, ta on nüüd ka 140 kilo raskem, sellepärast, et ta on hübriid.
Sest üldiselt nii kaua, kui nagu olud on head, siis tegelikult need viimaste aastate väikesed autod on mind täiesti üllatunud, nad on maanteel ja ka kiirteel. Ma tahtsin seda öelda, et selles mõttes on ta täiesti nagu päris auto, et me sõitsime sellega ühel välismaal, kus on lubatud suuremad kiirused ja ma võin öelda, et ma nägin speedomeetril kiirust 155 ja see ei olnud selline, et nii poisid, et juba loed issa meiet ja niimoodi, et vaatame, et ma ei tea, auto väriseb ja tegelikult nagu ammu ei peaks midagi sellist tegema. Ta oli täiesti stabiilne, ainuke nii-öelda ebameeldiv heli, mis hakkas tulema, oli ilmselt mingi see käigu, seal on ka CVT ülekandest, mingi undamine hakkas tulema, mitte rehvimüra, mitte tuulemüra, et ta oli, ma ütlen, ta sõidad, tavaliselt olid see väikse autod nagu seljakotid, et eks nad kaalusid ka vanasti ju, ma ei tea, mingi tonn, et siis muidugi iga tuulemüks või rekka sõidab sulle vastu ja juba sul auto väriseb, siis Aigo X sõitis väga, keskmist kütusekulu lubatakse siin ka 3,9. Seal esitlusel öeldi, et CO2 rekordiline. 85 grammi kilomeetri kohta. No, mis ongi? Cliol vist on siin mingi 92. 85 ja siis meie see, kes eestlane meiega kaasas oli, tootejuht ütles, Eestis on 87, see default. Sellepärast, et Eestis on kohe, kõikidel on standardvarustuses on istmesoojendus. Ja sealt on kohe. Istmesoojendus on kohe 2 grammi juures, et Eestis 87. Mis väga tegelikult ei loe 85 ja 87, sest praegustel automaksul see üldse tuleb, hakkab see CO2 nagu midagi mõjutama on 90. Ühesõnaga. Üle 90 oli ta igatahes, kunagi vaatasime, aga praegu ei ütle. Aga ma saan aru ka, miks see 2 grammi tuleb. Istmesoojendusel ainult 1 aste. Ja siis põletab, kus ikkagi korralikult kütab sul istumise tuliseks. Nii et ma ütlen, ma sain aru, et neid vist võib tulla Bolt Drive'i valikusse, et kui näed tänaval kindlasti proovi, see ei ole selline, et seda väikest ma küll ei taha, et see proovig jumalast mõnus. Lugu, kui mul üks tuttav hakkas autot ostma eelmine aasta, siis ta käis järjest proovis kõiki Bolti autosid ja sai sealt teada, mis talle meeldib ja mis talle ei meeldi. Aga muuseas, mis eelmises saates soovitan kuulata, rääkis siin igast automüügi asjade tagamaadest Andrus Valma, siis üks asi, mis on nii palju, kui tema teab ja nemad müüvad nagu 1000 autosid aastas, et inimesed taha enam proovisõitu teha. Et kes on, et inimesed on juba täna nii teadlikud sellest, et nad lähevad vaatavad, nad tahavad salongi minna, nad tahavad vaadata, kas auto neile meeldib seest, lõpud, disain, aga ütleme, mis ma sõitma lähen, mis ma siit siis avastan selle, teeme siis pool tundi ümber siin kvartali, et mis ma sellega teada saan, et milline on juhitavus piiroludes või ei saa, et nad viitsi. Ilmselt nad ongi nagu eest, on oma nagu valiku tegelikult enam-vähem juba ära teinud ja siis lihtsalt veenduda, et see auto mulle päriselt meeldib, siis nad lähevad vaatavad nagu niisama üle, eks. Nii et Toyota Aygo X väga huvitav kogemus, on väga meeldis, hästi sümpaatne, täpselt selline auto jälle, et ostaks endale ka, aga tegelikult ei osta, aga julgen soovitada. See on see, et kui keegi on jõudnud selle, et 3,7 meetrit, ta on lihtsalt nii väike, et sa pargid sellega nagu igale poole. Ja kuhu me jõudnud oleme, et käime sõitmas siin 100 000 eurost autodega, eks ole, ja siis nüüd kiidame ja räägime pikalt Aygo X-ist, ütleb nii tore ja nii huvitav. Jah, sest et mina olen nagu skeenel hiljem tulnud, sina ilmselt mäletad neid kõiki esimesi Aygosid ja Citroen C1 ja et need olid ju tegelikult sellised esimene Yaris. Nõus. Aga praegu ongi, et ka sellepärast, et enamasti me sõidame elektri-džiipidega, eks ole, siis Aygo X on nii teistmoodi. Just. Nii, aga võtame ette selle listi, et millega me siis see aasta rahul ei olnud. Kiidetud on palju ja enamasti, eks need autod ongi head, eks ole, aga siis eelmises panime kokku ka lühilisti siis nendest autodest, mis meile ei meeldinud. 5 autot mõtlesime välja, võib-olla oleks mõne veel, aga 5 sai meil siis kirja pandud. Üks nendest oli kindlasti, korraks oli meil isegi top 30 sees. Me teeme topi tavaliselt niimoodi, paneme mingi tõdõdõdõ kokku ja siis hakkame süvitse toota. Nii, et umbes, kas see oleks pigem siin nagu top 10 või seal järgmises. Ja siis see üks auto, see must,
seal kuidagi mingi hetk jõudnud, kurat, aga see, kihvt ja kõik, aga tegelikult mitte. Jah, et kellele ja milleks. Kellele ja milleks ja veel sellise raha eest me räägime nüüd elektrilisest Mersu G-klassist. Tohutult kallis auto, aga tohutult raske auto, küll suur akuga autoga, aga sõidab elektriliselt hästi vähe. Et ja eks see on, seda ei lähegi kellelegi vaja, näitavad müüginumbrid. Jah, mina sellega sõitsin, ma käisin sellega ära loomulikult Lõuna-Eestis, põhimõtteliselt Läti piiri ääres, sellepärast, et seal oli üks tuuleveski, mis oli veel võtmata, see oli kõige viimane selles minu tuuleveskite seikluses. Ja muidugi oli kihvt, selles mõttes, tal on täpselt sama palju kilovatte, kui on G63-l. Ja ma tean, et sellest tegelikult pidigi tulema, ka lõpp, nagu võib-olla veel tuleb. Selle nimi on praegult nagu G580 EQ Technology, aga sellest pidi tulema ka siis nii-öelda AMG versioon, mis on siis veel võimsam. Aga selles tavaversioonis on ta G63-ga sama võimas, hiigelsuur aku, 116 kilovatt-tundi, et võiks ju arvata, me rääkisime siin praegult, mida teeb, eks ju, BMW 109-ga, lubab 1000, et selle puhul me rääkisime mingi nõks üle 300. Ja see oli selline vara keskkevad, et jah, soojendust oli vaja, aga ta kindlasti ei olnud mingid miinuskraadid. Et meeled, täpselt sama ebaöko, kui on G63. Ja ma arvan, et kui sa G63-le korralikult pähe annad, siis nii-öelda see sõiduulatus paagitäiega on G63-l sama. Lihtsalt G63-l paned kohe uuesti paagi täis ja sõidad edasi. Aga 116 kilovatt-tundi seda annab laadida. Seda annab laadida ja kui raske see auto. Ja 3,2 tonni. 3,2 tonni. Ma saan aru, selle auto on see point, et need peremaid, kes sõidavad sellega G63-dega praegu kuskil LA-s. Me linna vahel viivad lapsi kooli ja käivad Whole Foodsis. Nemad võiksid oma G63, aga ma saan aru, Mersu on neid ka müünud vist. Ma ei ütle hinda tallikat, aga ma nägin viimad alla 2000. Et see on nendel ikkagi kui G63 on täielik hitt, kuigi ta üldse ei tohiks olla, sest ta on meeletult ju ebaökonoomne, kõik, siis G63 ostetakse ja võt seda millegi pärast ei osteta. Millegi pärast, põhjustel, mis me välja tõime, et kihvt auto, aga absoluutselt ebavajalik. Ja isegi meie, kes me sõidame tihti väga ebavajalik auto, Ferrari 296, igas mõttes ju ebavajalik, aga see, mis ta peab olema, on ta väga hästi. Ja see ei ole mitte midagi. Ja lisaks siis see, et proovisid auto maksis koos lisadega üle 200 000 euro, eks ole. Ja mõte, siis sa saad kerge plusskraadiga, sa saad sõita 300 kilomeetrit. Kas mul on seda peavalu vaja 200 000 eurost? Nii, võtame, ühesõnaga, kui me oleme siin põhiliselt elektriautodest rääkinud ja topis olid meil ka eesotsas pigem elektriautod, siis pettumuste seas olid ka 5 autost 4 olid elektriautod. Ja minu viimase aja kõige suurem pettumus ja võib-olla üleüldse, ka sellepärast, et ta just on mul nii värskelt meeles, oli Mazda 6e. Et mind tegi kurvaks lihtsalt, sellepärast, et mulle Mazdad, eriti need kuued on väga meeldinud ja mul on endale. Sul täpselt, et see ei ole mitte see, et autod, mis me räägime, et te kõik võiks osta, vaid Mazda on päriselt auto, mis on pipar. Millega ma olen päriselt ostnud ja sõitnud aastaid, eks ole. Et eelmise põlvkonna 6 mul peres oli ja oli 5 aastat ja endiselt ma kiidan ja soovitan seda kõigile. Aga see auto nüüd välja näeb väga see on ainukene või ühesõnaga üks välimus on jätkuvalt. Jah, see on tal suur pluss. Näeb kihvt välja siuke madal, tore sedaan, sama ilusa punase värviga ja seest näeb ka väga ilus välja. See on ka tõsi. See nahk, see oli väga huvitav, mingi seemis nahk. Ja siuke pruun, sa teed ukse lahti ja tegelikult väga ilus. Ja okei, ütleme veel kolmanda asja ka ära, et ta hind on ka hea. Et ta hind hakkab 44 500 eurost ja 47 000 on sul vist on kogu varustus juba olemas. Aga nüüd jõuame asja halva külje poole. Miks ta pettumus oli? Kõigepealt teooria on see, et ta ei ole enam Jaapani auto, ta on Hiina auto. Et jaapanlased ostsid selle hiinlastelt lihtsalt sisse, et ilmselt odavam ja ratsionaalsem.
ja sellega käivad kaasas nagu mitmed Hiina autode vead. Ja esimene ja kõige suurem on see, et kui me räägime halbadest ekraanidest ja natuke parematest ekraanidest, siis selle auto puhul on asi mitte ei ole halb, see on väga halb, sest kõik funktsioonid on viidud ekraani sisse ja need on teinekord nagu nii sügaval, et ajab täiesti hulluks. Ja kõige hullem, et siin on ära peidetud ka näiteks klaasipuhastite lülitamine. Et okei, sa saad automaatikat tööle panna, aga reaalselt, mõtle, kui palju sa kasutad, tegelikult on ju ka automaatika, aga kui palju sa kasutad klaasipuhastite lülitit nagu päris elus on. Ma saan aru, see kang oli olemas, aga sealt saad selle vettpritsida, mis teeb ühe tõmbe ka. Jah, just, et ainult niimoodi. Niimoodi sa saad, aga et sa lihtsalt pritsid siis klaasi peale vette. Mis on veel eriti, et kang on teil juba ju olemas, et nagu te kangi panite, see on vist suunatule kangi otsas oli tegelikult nupp ainult. No vaata, see nagu paljudel Hiina autodel jälle on paljud asjad Mersult üle võetud. Ma istusin oma Mercedesest, millega ma praegu sõidan sinna ja käigukangi kang siis paremal pool rooli täpselt sama. No üks ühele. Võib-olla kui need kõrvuti panna äkki midagi leiaks, aga kasutamisel visuaalselt jumala sama. Nii, vasakul poolel, miks nad seda kangi Mersult üle ei võtnud? Et ei, sinna me panime etsima ainult selle vee pritsimise, aga muu asja peitsime ekraani sisse. Ja siis samamoodi, et näiteks kui ma tahan suunata õhku, eks ole, ventilatsiooni õhku kas jalgadele või näole või klaasile. Muidugi jälle saab automaatikat panna, aga reaalselt mina kasutan seda kogu aeg, et mul on jalgadel küll, ma tahan, et kiiremini aken läheks puhtaks. Nii. Ja seal on niimoodi, et sul on kliimamenüü on olemas, aga sealt seda õhu suunamist ei leia. Ma leidsin lõpuks sealt ekraani maailmast, leidsin 4 erinevat kohta, kust seda nagu etsida, kus see võiks olla. 4 kohta. Ja siis ja neid asju tuli veel ja veel. Ja siis veel ka mingit asja ja ma lõpuks ei saanudki seal, kas roolisoendus tal oli olemas, aga jällegi mitte täiesti seal, kus sa võiks. Seal mingil asjad saab muidugi panna näiteks roolisoenduse roolinupude alla, seal favorites'id alla põhimõtteliselt. Aga mõtlen, neid asju nagu tuli nagu nii palju. Ja siis on veel see, et tal on väiksem asi, aga tal on teoorias on 2 aku suurust, aga suuremat akut Eestisse ei tooda. Tuuaks ainult väiksemad takkud. Kas praegult ei tooda või ei plaanita? Jutt on see, et ei teata, kas hakkab tulema, et praegu mingit plaane ei ole. Et 66 kilovatt-tundi, aga võtame siin Eesti talves, ma oleks küll hea meelega kasutanud pigem seda suurema akuga akut, et seal reaalsus, ta ei ole janune, kindlasti ta ei ole janune see auto, aga ikkagi 300 kilomeetrit jällegi võib-olla siin praegustes oludes on see sõidu ulatus ja seda on vähe. Ja see 66 on selline huvitav vahemik, et see on nagu tänapäeval näha, et kas on need Renault 5 selline 52, mis on linnaauto, eks ole. Mis on linnaautod ja siis on juba need suuremad, millega me sõidame maanteel on ikkagi 77, 80 ja siis Mazda on valinud 66. Jah, et linnaautoks oleks ta väga okei, aga suur seda on, võiks ikka rohkem olla. Jah, et me oleme ju kiitnud alati seda Mazda, füüsilised nupud. Üks väheseid, kes tegi nagu lihtsalt veel autos, lihtsaid. Pluss need ekraanid olid võib-olla paljudes liiga lihtsad, nad olid tihti monokroomsed, pigem must-valged, selle rattaga veel juhitavad, kuigi pärast said ka puutetundlikult, kui see rattaasi sul üldse ei sobinud. Aga see kõik oli selline hästi soliidne, mõnus, rahulik, kõik see on kadunud. Just. Et siin võeti nagu Hiinast võeti ka kõik halb võeti üle. Ja siis need ekraanid, eks ole jälle, mingi pisikesi sümboleid täis pikitud ja jube kehvasti nagu loetav. Tuuleklaasi ekraan samamoodi, mõtlen, ilma prillita mina ei näinud, et nagu tõesti, käed vajuvad rippusest nii halb oli seda autot kasutada. Okei, räägime ülejäänud 3 ka ära, et oleme siis enne jõule siin veel kurjad ja siis saame, või mitte enne peale jõule isegi. Jah, aga pärast. Enne uut aastat, jah, nii pidi. Et siis saame pärast lahkelt edasi minna, et räägi 2 enda, millega sina sõitsid ära. Räägime kiiresti üle. Tegelikult ütleme, et Mazda on värskelt meeles, aga kõige halvem kogemus oli mul sel aastal SVM G01F nimeline Hiina auto. Sisepõlemismootoriga ja ütleme, et kui me räägime crap-autodest, siis üks väheseid, üks crap-auto, mida osta täna saab, on see SVM, sest oli kõik, mis saab auto juures halvasti olla, oli enam-vähem halvasti. Väljartud see, et ta näeb okei välja ja on üsna ruumikas, aga muu alates sõiduomadustest, mootorist, kasutamisest, kvaliteeditundest, kõik oli ikka väga halb.
ja lõpuks ei olnud ka hind odav, et Jah. oleks siis vähemalt see, et okei, ma maksan 5000 vähem kui lähim konkurent ja olen kõigega rahul, tegelikult ei olnud ka hind odav. Jah, ta oli natukene odavam kui teised, aga kui me vaatame seda, et täna me maksame... Taster mõõtu või? Ta on isegi suurem natukene just. Aga kui me paneme sinna juurde selle, et täna on automaks ja aastamaks, siis see hinnavahe kaob, sest sellel autol sa maksad seda kõvasti, sest ta põletab kõvasti bensiini ja tekitab palju CO2. Okei. Nii, ja siis Volkswagen ID.Bus GTX. ID.Bus nii ehk naa pole mingisugune... Ja see oli pikakerega, see long ka, eks mis ei ole nii ehk naa mingi ökonoomne ega selline... parim näide elektriautost, siis see on nüüd võimas versioon 6,4 sekundiga 100-ni, suhteliselt suure akuga, aga samas ka tühimass umbes 2,8 tonni. G-klassiga paras paar. Ja, elektrit võttis hästi palju, verustus ei saanud selle auto nagu hästi hakkama, et jälle hästi kallis, nii et tore teada, et selline auto on olemas, aga kellelgi osta küll ei soovita, et kui siis lihtsam see ID.Bus. Ja see, et tal pikk kere tuli, see on nagu hea, sellepärast, et sinna tekkis nüüd 3. rida, see on rohkem nagu kasutus seda, aga jah, need sportlikud elektriautod on üldse selline nagu, natuke habemega nali. Ega ma ma võin sellest Ioniq 9 ja EV9-st rääkida, aga kui EV9 GT, nagu ma siin jõudsin põgusalt mainida, tundub nagu täiesti tarbetu kontseptsioon. Ja siis lõpetame siis aasta erilise pauguga, sest mina ütlen, et üks aasta 5 pettumusest oli Alfa Romeo. Valus on sul võib öelda seda. Valus on öelda, aga saab vanal aastal selle koorma kaelast ära. Jällegi, tegemist on siis Alfa Romeo Junior, see nende väike linnamaastur, täiselektriline, samuti saadaval ka hübriidina. Hübriidiga ei olegi sõitnud. Võib-olla, ega ilmselt ta parem on, sest ta on odavam, ta on odavam ja temaga saab natuke kaugemale, või saab kaugemale sõita. Lihtsalt selle Junioril oli see, et eks ta ju on paljuski jagab ju tehnoloogiat muudest Stellantise asjadega, et ta ei ole nagu enam ainult Alfa käkk. Et seda platvormi ja mootori ja selle jagamist on ju ka, ma ei tea, Škoda, Seat, Cupra, kõik see, aga nagu Alfa Romeo kuidagi ei peaks seda tegema. Ja jah, tal olid need mingid Sabelti korvistmed, aga see ei olnud isegi, sellest tuleb ka mingi Veloce variant, millel on 280 hobujõudu, sellel polnud isegi seda, tal vist oli 150 kilovatti või isegi 150 hobujõudu, et autos oli pandud Sabelti korvistmed ja ta oli täiesti okei, elektriauto ei peagi olema alati mega kiire, aga nagu ta on Alfa, ta on sellest oma nii-öelda sõsar mudelitest tohutult palju kallim, välja näeb, välja näeb okei tegelikult. Välja näeb okei, aga mulle ei meeldi see, et Alfa nagu peab seda praegult tegema, ma saan aru, et ta peab seda tegema, sest et raha ja kõik ja selline see maailm on. Ainuke väike lohutus on see, et kuna see elektriauto maailm natuke on pidurdumas, siis pikendati Stelvio ja Giulia eluiga veel 2027-ndani, nii et neid saab ka Alfast osta, et on lihtsalt, kui sul on nagu kõrval sellist autot, Tonale on ka siukene, ka nii ja naa. Nii ja naa, aga et siis see Junior lihtsalt kõik, mis ta oleks võinud olla ja mida loodeti, lõpuks on ta lihtsalt natuke äkilisem ja ärevam, ma ei tea, Peugeot 2008 või jah, sest reaalsus, kui me võtame kokku, siis tagaistmel oli mega vähe ruumi. Sõiduulatus siin küll vist olid miinuskraadid umbes 200 kilomeetrit. Jälle 250, eks ju, kui ökotad. Jah, aga reaalsus on ja hind koos varustusega 47 000. Jah, loomulikult hetkel jõhkrad soodud, saate hästi hea hinnad kätte, kui te see tõesti meeldib ja sõidate linnas, et nagu lihtsalt mõni auto puhul, et auto ise, kui sa istud ja sõidad, aga ei olegi pettumus on see, et Alfa Romeo on seal igale poole kirjutatud. See osa nagu sellest asjast võib-olla peab kõige rohkem alt hinnasilt. Nii, aga nüüd me oleme hingelt ära saanud selle kõik. Jah, nii negatiivsed me ei ole nüüd loodetavasti kuni järgmiste jõuludeni. Just. Et naaseme siis uuel aastal ja juba paremate juttudega, ma loodan. Aitäh, et kuulasite ja head vana aasta lõppu!
autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.